Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas Google Drive'is teksti kujundada. Ma olen nüüd kopeerinud siit internetist 2 luuletust ja 2 pilti, aga nad ei näe nüüd väga selles mõttes ühtemoodi välja. Nüüd ma pean siis kõigepealt neid natukene töötlema ja mõtlema, et kuidas see võiks olla. Näiteks kui ma tahaksin muuta nüüd ära neil fondi, et ma näen, et ühel luuletusel on Arial ja teisel on Verdana, siis et kõike korraga muuta, kui ma valin Ctrl+A, siis mul valitakse ära kogu tekst ja nüüd ma võin muuta selle fondi, valida siis missuguse ma tahan. Siin Google Drive'is väga suurt valikut ei ole, ma valin näiteks siin Georgia ja panen suuruseks näiteks 18. Nii, nüüd ma sain sellise päris suure. Nüüd kui ma tahan, vaatame pealkirjad. Pealkirjad võiks olla võib-olla ikkagi natukene suuremad. Valin pealkirja välja, panen pealkirja näiteks siis 24. Siis pealkirja võiks panna keskele ja paneme siis autori ka keskjoondusega. Nii, siia paneme ühe tühja rea vahele, et oleks mugavam lugeda. Ja tegelikult, kui te tahate, siis on võimalik ka seda luuletust nüüd natukene nihutada, et kui ma ei taha, et ta siin nii väga ääres on, siis on siin sellised võimalused, et ma saan nagu tervet luuletust, kui ma olen ta ära valinud, nihutada kas ühele poole või siis teisele poole. Kui ma nüüd valiksin keskjoonduse, siis näete, lähevad read paigast ära, aga kui ma tahaksin lihtsalt niisama, siis ma saan sellisel viisil teda nihutada. Nii, ja nüüd selle üks pealkiri siis sai 24, kontrollin ja paneme siis ka teise luuletusega samamoodi, et selle pealkirja suurus oleks ka 24, et oleks ühtne stiil minu luulekogul. Joondame keskele. Nii, siit samamoodi, autor keskele, vajutame ühe enteri ja siit, kui ma siis tahan, siis siit ma saan samamoodi teda natukene siis seda taanet muuta, et panna ta sellisel viisil. Nii et niimoodi ma saan siis panna seda teksti. Nüüd pildid. Pilt on mul siin. Pilti ma saan tegelikult siit natukene nihutada ka, et kui ma tegin ta natukene väiksemaks, kui ma tahaksin näiteks, et ta oleks hoopis siin luuletuse kõrval, siis ma valin siit selle murra teksti. Ja nüüd ma saan seda pilti täiesti vabalt nagu liigutada. Nii et ma võtan tast lihtsalt kinni ja nihutan ta siis sinna, kuhu ma tahan. Et näiteks kas või panen siia kõige ette või siis natukene nüüd siia allapoole. Nii, ja siis võib see mul jääda siis luuletusel, praegu ta nüüd väga ilusti ei tunnud, ma teen ta natukene väiksemaks, et ta võib jääda siis siia luuletust hoopis siis sellisel viisil kaunistama. Et mul on võimalik seda paigutada sinna, kuhu ma tahan. Ja samamoodi ma võin siis ka teha selle teise pildiga, et kui ma lähen tema juurde, siis ma saan teda siit teha natukene väiksemaks, pilte alati nurkadest lohistan väiksemaks, murra teksti ja siis ma saan ka seda pilti näiteks tõsta nüüd siis kuhugi siia, et ma võin ühele luuletusele näiteks mitu pilti juurde panna. Nii, panen ta siia. Nüüd oleks ikkagi ilus, kui need luuletused oleks mul eraldi lehel, et kevade kutse on siin ja kevad on siis, tõstame temaga eraldi lehele ja selleks siis ma pean panema sisesta ja lehekülje piir. Ja nüüd mul tõsteti see siis siia eraldi. Nüüd, et oleks veel ilusam, siis teeme eraldi lehe ka nendele allikatele. Et paneme siis siia jälle sisesta, lehekülje piir ja paneme kasutatud allikad. Nii, ja nüüd ma kopeerin need lingid siia alla, siis nad ei sega mul neid luuletusi vaadata. Ctrl+X, Ctrl+V. Nii, ja siit siis võtame need lingid ka. Võin ka teha siin peal parema hiireklõpsu lõika. Nii, ja kuna need luuletused enne, paneme nemad siis siia ette ja parem hiireklõps ja kleebi. Nii, nüüd on mul siis need kasutatud allikad siia alla toodud, et mida ma olen kasutanud.
Ja nüüd muidugi ma saan ka mängida värvidega, et siin on võimalik näiteks nüüd panna niimoodi, et kui ma tahan, et kevade kutse, et tahan muuta teksti värvi, siis seda ma saan siit valida, et ma teen näiteks selle, teen rohelise, no see ei ole väga nüüd näha, teeme siis sellise ja tegelikult on võimalik siin ka muuta Google Drive'is taustavärvi, et ma võin ka muuta näiteks niimoodi, et ta on alt on siis selline helekollane. Nii et, no, et ma võin siin mingisuguseid sõnu eraldi välja tuua ja muuta selle kõik siis nagu palju ilusamaks. Nii et, no, et sellisel viisil ma saan neid luuletusi, oluline on, et nad oleks ühtses stiilis ja ma saan neid väga lihtsalt kujundada.